Tere hommikust, täna on 11. detsember, meil on ülirahulik hommik olnud, vaikne siuke. Malju on mingeid arveid maksnud, arvutist toimetanud, ma käisin kohvi joomas. Ma maksan arveid ja teen arveid. Teed arveid ja maksad arveid, jah. Ilmateade lubas tänaseks vihma ja homseks vihma, kuigi tegelikult praegu on kõik, ma ei tea, päevitavad õues basseini ääres. Vihmast pole haisugi. Aga me isegi ei tea, mis täna teha. Vähemalt mina ei tea praegu veel. Nii et vaatame jooksvalt, mis siin saama hakkab. Tead, me käisime ju Apollos, eks ole, me võtsime mingid raamatuid endal lugemiseks kaasa ja ma hakkasin sirvima seda miljonäri retsepti. Ja siin parasjagu lugesin Uibomägi, see on mingi artikkel tegelikult vist varem välja antud, nagu ma aru sain. Siin enamus tunduvad mulle, et nagu on artiklid, aga kuna ma ei ole neid lugenud, siis päris kihvt ja huvitav lugemine on siin. Ja ma jäin lugema Keti Uibomägi usutlust siin. Ja ma ütlen, et täitsa nagu ajudega ja mõtleb inimene ausalt. Ma reaalselt ei saa aru, mis toimub. Nagu, ma ei jää magama enne 3 öösel, eile mingi 3 läbi. Ärkasin täna 10:30 ja ikka siuke tunne, nagu oleks puuga pähe saanud. Selle häda on, ootan. Mina loen Eesti eluaegseid. Päris lõbus on. Või noh, kas just lõbus, aga sorry, mind distraktib üks nuttav laps, kes on nutnud siin minu hinnangul juba tund aega. Ja ma saan aru, et lapsed ongi sellised ja värki. Aga see oli küll praegu juhusi. Me tulime nüüd tuppa, ma jäin õues päikse käes magama, aga Malli just rääkis, ta vaatab TikTokis mingit Tinder date'idest naist ja rääkisid, et 4. vend juba valetab oma pikkuse kohta seal. Ja minu küsimus tekkis hoopis huvitav küsimus. Kui mina oleksin Tinderis, siis palun, kuidas sa mind kirjeldad, mis ma enda profiilile kirjutaks? Kuule, sulle tehti ju Tinderi konto. Ei no, aga kui sina teeksid, nagu, mis sa siis kirjutad? No nagu, et päriselt oleks mul vaja dating appis olla, mis sa oma kohta kirjutaksid sinna? No sa peaksid midagi nagu naljakat kirjutama sinna. Aga no võib-olla see sobiks ainult mulle. Võib-olla teised ei taha mingit naljameest. No jaa, aga palun siis tee mu kirjeldused sinna. Ma ei hakka sulle mingid ideid andma, pärast ongi. Ma ei taha, mind lihtsalt huvitab. Millised pildid sa paneksid näiteks sinna must? Akti. Akti fotod või? Ainult akti. Nii, ja kirjutaksid juurde, et olen naljamees. Sellega väga liimile ei läheks vist mulle siuke tunne. Ma ei tea ju. Tead, mis? No. Mul ei ole nii ammu olnud Tinderit, ma ei mäleta enam, mis nagu... No milline profiil siis tähelepanu tõmbab? Tinderis on 99% profiilidest nii kohutavad, et kui see lihtsalt tavaline inimene oled, sa juba paistad silma. Kui su kõik fotod ei ole siit altpoolt tehtud või mingi kala käes või mingi tekstiga, et ei otsi kullakaevajad, mingi kullakaevajad, hoidke eemale must. Siis oled mingi kuradi välja veninud dressides kuskil paneelmaja ees, aga jube hirm on nagu kullakaevajad ees. See on valdav enamus, mis seal toimub. Või siis seal on need vennad, vaata, kes on shirtless ja siis oma six-pack, tõmbavad särki üles, siis vaatavad. On niimoodi või? On ja must-valged pildid. Ei no eks ikka tunned õhkust oma lihast üles. Ja ma saan aru, aga kui sa paned need kõik sinna nagu kokku, siis kui keegi on lihtsalt tavaline inimene ja suudab ühe humoorika lause kirjutada, siis see juba paistab sealt välja. Ja. Mis sa mu Reidi profiilile kirjutaksid, kui meil oleks reit.ee siiamaani? Ma ei tea, kallis. Ma ei tea, jätta olla mind. Niimoodi jätkad, sul ongi varsti Tinderi kontot. Ajasime kargo alla. Mõtlesin, ma tahaks natuke rolleriga sõita. Mulle väga meeldib siin miski pärast rolleriga sõita. Ja me sõidame Merissasse. Tahaks mingit head mereandi või midagi. Ja siis õhtul pidime Werneri ja Kristeliga väikse mulli tegema. Nii et vaatame, kuhu elu meid viib. Noh? Said kiivri või? Toob, super. Turvamees võttis meie kiivri ööseks hoiule. Ma ei taha, esiteks mul need prillid ees. Siis mul on see väike abe ja siis mul on see kuradi puraviku kiiver ja paksud põsed.
palun, vaatame hoopis sind sellega. Ma ei taha. No täpselt. Sa oled väga kaunis. Ole nüüd peale. Sa oled nii negatiivne enda suhtes. Lase Jumal enda südamesse. Ei, ma ei... Ei, ma ei taha. Märten kogu aeg vingub, et ma löön talle kiivriga vastu pead. Nagu niimoodi. Ei kuule nagu nii siin, ma ei tea, kas ta rääkimas. Seda ei kuule. Mingi väike sadamake või? Ma ei tea, mis asi see siin on ausalt öeldes, aga siuke ta on. Päris äge võiks öelda isegi. On, eks ole. Siin on väike sadamake, kai, tokkitud on kõik paadid siin ja... Nüüd te näete lähedalt ka siis, milline on kalapaat. Ja see on see, kus siis sellega reaalselt vennad käivadki kalal. Keda huvitab, miks see vahe siis on, siis võrk lastakse siit keskelt nagu üks istub sinna valge peale, üks on siin ja võrk pannakse keskelt jooksma. Mul on tunne, et see koer püüab kala. Vist. Ma ütlen, jube ilus on siin. Jube ilus. Ja me jõudsime nüüd siia, kuhu me tahtsime tulla, mis tavaliselt on hästi ilus õhtuti. Aga vaatame korra. Ma võin küsida muidu. Nii, me saime ikkagi maha istutud sellepärast, et tuleb välja, et see, et siin inimesi praegu pole, köök on ikka lahti. Ma arvan, et nad tulevadki kõik õhtuti nende tulede pärast. Ja me saime austreid. Ja lõpuks ometi. 500 Sri Lanka ruupiat on üks, mis siis teeb päris rahas. See Sri Lanka ruupiates teeb see siis €38, mis on suht kirves. Ei ole. Kohaliku jaoks nagu. Kohaliku jaoks meie. Nende jaoks ei ole muidugi. Tavaliselt ongi siuke 4-5 isegi. jah. Et väga mõistlik, super ja sa saad selle värske, see on värskelt siit kuskilt püütud, toodud, jumal teab, mis tehtud. No loodame. Eks me pärast ütleme, kui me ennast täis situme siis. Jah. Kuule vaata, ninad hakkavad punaseks minema. Minul on nina ammu. On või? Aga sa oled meigitud? Ma olen meigitud. Minu jalge juures. Kindlasti ma võtan külma kookose. Ja nüüd ma olen kahe vahel. Kas ma võtan Classic Mojito või Passion Martini? See on lihtsalt, ma arvan, passion fruitiga tehtud. Siin ongi vodka, lime, simple syrup, fresh passion fruit. Ja. Kumba ma võtan? Mina võtaks passion fruiti, sellepärast, et ma ei tea, kui hästi nad seda mojitot teevad. Okay. Rääksid pehmeks. Ja vaataks, siin ongi äge see, et näe, siin on näha, mis see siis today's catch'i all on ja me võtsime nüüd austrid, see on kalmaari, krabi, kõike nagu näha, et menüü on päris hea. Ma ei ole siiamaani ühtegi korda veel Sri Lanka rice and curry't söönud selle reisi jooksul, nii et ma tahaks ise võib-olla seda ka võtta. Ja nii me istume siin, laine loksub, samal ajal jalad laua peal. Väga ebaviisakas meil. Suva. Siuke nunnu rannariba. Ja siin on siis mega palju restorane ja asju. Vesi on jube soe. Ja meile toodi lõpuks meie austrid. See on kohalikud Sri Lanka omad siis. Ilusti on jääd ka pandud. Thank you. Aga tead, mis on huvitav musi või? No. Ainus asi, mis neil on, ongi siin laim. Mulle meeldib see jää, mille peal on paar kuubikut. Ma ütlen ausalt, mul on kerge hirm neid süüa. Aga samas me oleme siin nii palju vitsutunud, et väike diarrhea kulub kindlasti. Asja juurde, mulle kindlasti. No, aga ma ei taha, et see juhtuks rolleri sõidu ajal. Sul on 5 ja mul on 1. Ei. Pärast ma olen poti veel. See on see, kui... Nojah, eks me teeme selle ära, mis siin teha. Esimene emotsioon. Ma pean ütlema, et nad on nagu mingid erilised värvid, mis kuradi kujuga vaata. Aga tegelikult kõik me teame, et austreid tuleb süüa
ilma lisandita, et me üldse saaks aru, mis see endast Thank you. Ta ei tulnud lahtigi. Ja ta on soe. Ühesõnaga, ma võin nii ka süüa. Ta on soe või? Jah. No, ta on värske merest tulnud Austria, jah. Seda ma ütlen küll. Aga ei ole Austeeriumi omane. Kui rõve see välja näeb. Lõhnab nagu meri. Tead, sellele ma panen seda peale, et natukenegi see päriselt nuusuta. See lõhnab juba natuke nagu diarrhea. Ma ei taha. Sa pead seda nuusuta. Natuke lõhnab, jah. Sorry, aga see lõhnab nagu see ei ole otse värskelt merest tulnud, vaid siuke nädal aega tagasi. Aga siia aitab Tabasco, see aitab kõige vastu. Alati on aidanud. See on viimane kaader Märtenist enne, kui ta veel täis ei situnud. Seda ma ei oleks pidanud sööma. Ma tunnen seda sita maitset suus ka praegu. Päriselt. Oh my god, ma hakkan ropsima. Ma ei ole kunagi siukest Austrit söönud, mis niimoodi, mis after effect siuke on. Ma söön lihtsalt paljast Tabascot ka kohe, oota. Oh my god, kui nästi. Ütleme nii, et jätame äkki need rahule. Jaa, see oli viga. Päriselt, saad aru, ma tundsin lõhnast juba, et see on midagi valesti. Aga ikka sõin. Ja see on reaalselt see tükk sitta su suus. Ole vait ausalt. Arvad, et see tapab bakterid või? Ma loodan. Ühesõnaga suures ahnuses 3 eurot maha visatud, sest edasi me neid ei söö, aga kuidas kokteil on? Aga see on maitsev. On jah. Austrid ei saa süüa siukestes kohtades tegelikult. Austrit võib süüa valge laudvinaga restoranides, olgem ausad. Tegelikult on nii. Jah, õnneks mina sõin selle hästi pisikese ja sina sõid 2. Ma just võtan veel seda Tabascot. Võtad veel Austrit. Raisku ei lase ikkagi seda 3 eurot. Kui juba nagu nii situd, siis olgu täie raha eest. Selles suhtes see näeb nagu huvitav välja, et see carpaccio, see tuunikala, toores tuunikala on lihtsalt siin all, nagu te näete. Ja see on see, mis nad tegid. Aga minu küsimus on see, et kas see on nagu chips? Ma arvan, et me saame mingi krõmpsu. Ei, chips on chips. Chips on friikartul. Inglismaal. Jah, aga see on ju üks. Vanasti oli jah. Nii et sa teadsid seda need saad, jah? Ma ei teadnud. Ma olin nagu, mis järgekordne pettumus. Aga jah, tisu. Oota, aga proovime siis, sest et ma mõtlen, et kui sa mõtled, carpaccio on ju ka toores. Jah, see on toores tuunikala lihtsalt. Aga lihtsalt, kui juba see oli horrific, siis kas mina ka ennast situn täis või? Kas sa ka situd täis enda? Ma ei usu. Vaatame. Lõhnab hästi? Maitseb ka hästi, ma arvan. Soola oleks vaja talle. Mina tavalise eestlasena just küsiti, et kas toit maitseb, ma tegin jaa ja siis tulen teile nüüd ränti või. Et tegelikult ei ole mõtet käia siukestes mingi rannakohtades söömas. Oleneb. Liiva peal. Ma ei ole, sa pead minema ikkagi restorani. Siin nad teevad... No kui sa friikat tahad, siis sa võid külla. Mülinad või? Ja nüüd, kui hakkab vihma sadama... Kui teed, siis me ei saa koju. No saame, aga... Kuule, jube kuidagi imelikuks läheb. Kõik jooksevad ära kuidagi. See... Kuhu need kõik lähevad? Ma ei saa aru. Keegi tahab vihma kätte jääda. Igatahes, see toit oli... Siia sõit oli mõnus, friikad maitsevad ka vist maljule. Aga, noh, tead, on nagu on. Nii, ja nüüd tuli siis rice and curry, mis on kohalik. Ma arvan, et see on väga hea. Ja me ei eksinud, vihm hakkas tõepoolest sadama. Ja nüüd me peame olema siin seni kaua, kuni vihm ära lõpeb. Sööme Austrit lõpuni, jah? Siis on juba ükskõik see vihm. Me ei ole kõige hullem, proovime ruttu koju saada. Vee tase tõuseb mega kiiresti. Vesi on tõusnud praegu kõvasti, jah. Aga siia tagasi ei tule, teistele ka ei soovita. Ei, ärge tulge, jah. See on... Mulle meeldib, kuidas me vahepeal oleme lihtsalt mingi suvalis agulisnambist. Ja siin on kuusepuu. Ega agulis on ka jõulud. On. Me oleme nüüd läbi märjana jääkülmas poes, mis ei ole üldse hea mõte, nii et ma palusin ka Maljut, et teeme võimalikult kiiresti.
aga siis on vähemalt see tehtud, ei tea, millal see viskab ära lõpeb, nii et kargilis on olemas. Need head küpsised on seal nuka peal, lähme võtame neid. siin on ühed väga head sellised, ma ei tea, piimaküpsised on need äkki või? Vot need on tõesti need väga head küpsised. Milky cookies, okei. Kuiv. See tundub kuiv, jah? Ja peale on kirjutatud taste, delightful taste. Okei. See võib olla midagi muud, või? Vaata. See on see wood apple jam. Mäletad, me proovisime seda wood apple'it. Ausalt öeldes ei mäleta, aga... Kristeli juures proovisime. Sikke nagu mingi fancy värk või? Me ei loobunud kookidest. Esimene oli tõesti rõve. Aga proovime seda. No see tundub küll kuiv, nagu sulle meeldib. See on keeks. No jah. Eestisse tuleb ma küll 700 kilosena. Jaa, ma eelmine kord võtsin siin mingi 5 kilo juurde. Ja... Ma võtsin mingi 4, aga nädal aega mul oli see... Või läinud, jah. Käisid ühe korra peldikus, jah? Ja ärkasime kooma unest. Kahjuks me jälle magama. Ma ei saa aru, mis toimub nagu. Märten keeras magama, ma olin mingi, mida sa teed, et kell on 5:30, et lõpeta ära, et praegu ära küll magama ja siis ma võtsin, pohhu, et Märten nagu nii jääb nii kergesti magama, aga mina jää magama. Aga siis ta võttis niimoodi kaissu ja ma pidin loobuma. Ja mina ärkisin suure ehmatusega, et oi, ma magama jäänud ja kell on kindlasti 1 öösel ja kõik on maha magatud ja siis vaatasin oma kõrval, oi, väike uinuv kaunitor ka magas, kes muidu kunagi ei maga päeval. Nii et ühesõnaga, nüüd me teeme seda, et me läheme hotelli, restorani lihtsalt sööma, basseini äärde istuma, ma arvan, see on ilus valgus ka ja... Ma mõtlesin nagu sööme toas ja vaatame seda jahisarja. Nii täitsa või? Nii täitsa ma ütlesin. Ma ei saanud sellest osast aru, me läheme... Me ei taha. Ei, ma ka ei viitsi kuskil minna, aga... Ma päev otsa pea arutanud. Nii, võtta rohtu siis, palun. Ma lähen võtan. Ühtes magad oli väga hea, magamine on väga kasulik. Aga loodetavasti teeme seda öösel ka. Ja olgu uudiseks öeldud veel, et ma ei situnud ennast täis sellest. Palju õnne, mis ma oskan, mul on hea meel. No näed, mis internetis kõik arvasid, et situn täis. Aga sa võid veel situda ju. Ma ei usu tegelikult enam, aga... Ma ei usu, ma juba käisin vetsus. Ma juba käisin mitu korda sital. Midagi juht. 20 korda sital käinud. Let's get this party started. Vaat see on see elu, kui sa saad lamada, lesida, aeleda voodis ja süüa hotellirestoranist tulnud toitu. Me võiks hakata need Fatsode saateid tegema. Me teeme juba. Juba teeme. Voodis söövad siin, aga selline selle on. Ja mis me nüüd vaatama hakkame seda? Seda jahisarja. Jah, kus inimesed on paadi peal. Rikkad on jahi peal. Jah, nii et head isu meile ja teile ka näiteks. Well, I thought you never ask. Kus minu koogitükkiga on? See on minu koog. Ise just ohkasin nii viimase piiri peal, aga... Mul oligi täpselt 1 koogitüki jagu ruumi. Mulle mahuks vabalt 1 tükk kooki. Selles pean võtma enda poes kooki. Selle nimi on, tead mis või? See on nagu sotsiaalne kius. Okay. Kas sa oled kiusaja? Seda on teised kütted. Ma ütlengi, aga nad ei valeta. I'm so sad. Ma ei ole.